Tere! Tegelikult olen ma teile võlgu ühe loo, ühe video teemaga siis spirituaalne vangla, et mis see on, et see on selline karmaatiline, et mina usun siis karmasse, mina usun seda, et meie ise loome oma elu ja läbi elude. Nii et on hea hoida oma ring teadlikuna ja tahtlikult luua nii-öelda, mitte jätta juhuse hooleks ja luua head, siis see tuleb nagu sulle õigel ajal ka ringiga tagasi. Et muidugi me teeme eksimusi ja asju, kuid ma mõtlen, et kui see põhifoon on nagu positiivne või hea, siis su põhifoon sinu elus on ka positiivne ja hea, et see nagu kajab. Küll aga kui sa oled selline suguvõsa väljavalitu või valgustöötaja, siis on ikkagi hea hoida seda fooni paindlikuna küll, aga oma ringi teadlikumana, sellepärast et kõik ei austa seda karmaseadust, põhjust, tagajärg seadust, loodusseadust tegelikult. Ja spirituaalne vangla ongi siis selline, kui tavavanglasse nii-öelda pistetakse mõnikord õiglaselt, mõnikord ebaõiglaselt läbi kohtu kaudu, siis spirituaalne vangla on selline, et universum või kogu loodu, selles on oma kord. Kuigi seal on kaos, siis selles on ka oma kord. Ja kindlasti kohe on meil ka ülemkohus olemas, ehk siis selline energeetiline vorm, mis näeb kogu pilti ja näeb ka seda, mis ei ole silmale nähtav. Näeb ka seda varjatud poolt, eks ju. Näeb ka seda salajasi toimingut. Ühesõnaga, ülemkohu on see kõige õiglasem kohus üldse. Kõige mille eesmärk on luua tasakaalu. Ja mõnikord ongi nii, et kui keegi on pääsenud või mingist maapealsest sellisest nagu tagajärjest, siis kohe kindlasti satub ta spirituaalsesse vanglasse automaatselt looduse poolt juba. Niikuinii, et see ongi see, et meie inimesed mõtleme, et elu on ebaõiglane, kuid tegelikult me ei näe ridade vahelt. Et mu mõte ongi see, et spirituaalne ja tavavangla on justkui nagu tegelikult nad on teineteise täiendused niikuinii. Et elu on alati õiglane, tahan ma öelda. Ja võib-olla ma tooksin siis mõned näited. Muide, kui sa tahad teada, kas sina käid oma elu rada, et mu mõte ongi see, et sa kohe kindlasti see lugu ei puuduta sind isiklikult, kui sina käid oma elu peateel, olles kontaktis iseenda tõelise olemusega, juhindudes sellest, juhindudes kõikidest loodusseadustest. Kindlasti sa oled lugenud, eks ju. Ja siis, milleks on ka karmaseadus, siis kindlasti, sa tunned ju ise ka, et sa ei ole kuskil in the loop, vaata, sa ei ole kuskil nagu kinni. Ja in the loop ma ei mõtle seda, et sa oled kuskil füüsiliselt kinni ilmtingimata, vaid see võib olla ka selline kas haigus, kas mingi sundmõte, sundtegu, sundolukord, mingi süütunne või mingi midagi, kus sa oled nagu tead, et sa oled kinni stagnatsioonis. Vot see on spirituaalse, ehk siis teatud mõttes nagu energeetilise vangla sisu. Aga kui sa käid ja oled käinud läbi elude, võib-olla sa selles elus teed, aga eelmises elus võib-olla ei ole olnud nii selles mõttes
joondunud iseendaga, eks ju, ja loodusega ei teinud võib-olla koostööd. Kuidas üldse selgus sellele jõuda, siis mul on üks väga tore video, tasuline video 5 eurot, mis on sinu selle elu peatee ehk siis karmanumber. Et seal sa avastad, mida sa siis eelmises elus tegid ja kas sa tegelikult oled juba saanud sotti selles elus, kas sa saad sellele kinnitust, kas sa juba käid seda rada või sul on vaja sinna minna. Et see annab sellise nagu selguspunkti ja see annab sulle ka tegelikult teatud mõttes ka selguse, kas sina oled vaba ja sõltumatu, tegemaks õiget asja tänu sellele, eks, või sa pead mingit karmakoormat tasuma. Ja nagu ma ütlesin, see spirituaalne vangla ei ole ka igavene. See on just nagu tavavangla reeglid on seal. Oled rikkunud seadust, siis on sellel tagajärgeks. Ja see on ka nii, et ja kui sa saad aru sellest tõsiselt, mitte lihtsalt mõistuse tasandil, vaid oled mõelnud oma elu üle ja iseenda üle järele, oled õppinud sügavuti, teinud korrektuure ja teed ka edaspidi korrektuure, siis kindlasti on seal mingi leevendus. Ja seal on nagu ajapiirangud ka, et aga mõned kordavad seda väga pikalt läbi elude lausa. Mõni on spirituaalses vanglas lausa läbi elude. Juba sünnib ja juba eelmisest elust võtab kaasa ja see nagu taak käib temaga kaasas. Ja ainukene, mis sellest aitab vabastada, ongi selle mõistmine, et juba see on algus, eks ju, ja läbi tegemine, läbi kogemine, läbi mõistmise, integreerimine ja muutuste rakendamine loomulikult, et aksepteerimine on üks asi, aga kui sa tahad tegelikult reaalset muutust iseenda ja oma ümbritseva suhtes, siis on nagu vaja ka tegelikult midagi teha või muuta, tähendab. Muuta mustrit, et siis on kergem edasi minna. Et minul on juba eelmistes eludes, ma olen hästi selles mõttes teadlikult sellistest loodusseadustest, juba selles elus ka, ma olen nii iseenda kui ka teiste mustreid siis teadlikult, tahtlikult nii-öelda ümber pööranud. Kõik, mis ma tean ju sisimas, ma ju tean, mis on õige, mis on vale. Isegi kui meil ei õpetata seda tegelikult, kui me kuulame iseennast, me teeme väga hästi, mis on õige, mis on vale. Ja me kasutame oma vabad tahet selliselt nagu teadlikult, tahtlikult, sest me teame, et ressurss on küll piiramatu, kui me räägime reikist või nii, kuid siiski igal ühel on ka oma elujõu nii-öelda paak kaasas antakse. Ja see oleneb sellest, mis sa eelmistes eludes siis tegid. Nii et kui sa seda tasulist videot soovid, et selgust saada, kui sa ei ole seda juba näinud, väga paljud on juba tõesti selle tellinud ja see on nii suur äratus, mõnele kinnitus, aga see on igatahes koos selle õnnenumbri videoga, need 2 on kõige populaarsemad olnud. Ja ma arvan, et see antud teemas, ma usun, et see on selliseks nagu täienduseks ka. Ja võib-olla ma tooksin siis mõned näited, mõned elulised näited, kuidas üks inimene võib iseennast nii-öelda spirituaalsesse vanglasse sättida. Näiteks isegi, kui see oli ilmsüütu asi nagu, et sa räägid kelleski taga või räägid kelleski halvasti. Laimad või valetad või teed midagi, siis tegelikult siis sa lood seda, kuna sa räägid seda läbi iseenda, siis sinu alateadvus tegelikult võtab seda kui iseenda oma. Ja ta hakkab nagu looma, tootma, magnetiseerima. Et kui sa juba ise ei ole see, mida sa teise kohta ütled, siis sa hakkad seda manifesteerima niikuinii. Vot see on üks spirituaalseid vanglaid. Ehk sa arvad, et sa oled võiduvees, kuid tegelikult sa lood endale ämbrit, ilma et sa isegi aru saad.
see on selline ilmsüütu, igapäevane, väga paljud teevad seda, et olla teadlik, kuidas või kellega sa üldse lävid. Ka see, et jah, kellega sa ümbritsed ennast, 5 põhiinimest on ju ka päris palju mõjutab seda. Siis on selline asi, kui sa näiteks saad lapse ja sa tegelikult isegi ei soovi talle sünnipäevaks õnne, sind ei huvita, sa unustad isegi ära, et sul laps on ja nii, oled üldse kauge omades asjades, oled selline isekas, siis ühtäkki mõtled, et aga miks inimesed minu ümbert ära kaovad, miks mina olen vanas eas üksinda ja ma olen ju nii sõbralik ja miks siis nii on? See on sellest, et you know, what goes around, that comes around. Et tegelikult see ei ole kõik kiusu pärast, vaid see on tegelikult hingeõppetund, mis tähendab, antakse sulle teada, mis tähendab olla üksi, hüljatud, mahajäetud, unustatud, ignoreeritud, isekalt niimoodi. Et see on tegelikult, antakse sulle juba selles elus siis tunda seda, mis tunne see oli. Ja see on tegelikult orkestreeritud niimoodi looduse poolt tihtilugu. Mitte isegi, ja võib olla ka inimeste vahel kokku lepitud. Sa teed mulle, et ma saan kogeda seda tunnet ja ma teen sulle. Aga nüüd ongi see, et vabaks saab see, kes muutubki sõltumatuks. Ei võta seda kui draamat või tragöödiat, vaid breaks free. Ehk siis on ise endal olemas ja ise ta ei jätka seda mustrit teistega, oma lastega, oma lähedastega, ta ei tee seda. Siis ma tean sellist lugu ka tegelikult, kus üks nii-öelda üliõpilane, kellel oli isa, aga isa jättis pere päris varakult maha ja õpilane jäi siis nagu oma emaga elama ja isa, tal olid kasuõed, isa maksis ülikooli raha, ülikooli õppimise raha. Ja kui nad koos olid, siis isa poolõdedega, siis isa alati väljendas väga suurustavalt, kuidas tal on need nii-öelda poolõed, selles mõttes nad ei olnud isegi selle isa lapsed, vaid see isa oli neile võõras isa nii-öelda tegelikult. Aga nad ei olnud omad lapsedki. Ja isa väga, kuidas öelda, iga kord demonstratiivselt, kui nad olid kõik 3-4 koos, et nii imetles just neid võõraid tütreid, et see oma oli siis basically, tundis ennast hüljatuna, nagu ma aru sain. Ja ühtäkki see, ja nii iga kord. Aga isa tundis ennast suurena, sest tema maksis ülikooli arveid ikkagi kõigil 3 ja tema on nii tähtis ja suur aga tütar tundis ilmselgelt hüljatust. Päris tütar, siis bioloogiline tütar. Et olid küll koos, aga seal oli külmus, seal oli distants, kes teab mis põhjusel. Aga ühtäkki tekkis selline šokk, et see tütar, siis hüljatud tütar, ta kolis üldse ära Eestist järsku, jättis ülikooli pooleli, see ei tundnud enam tema eriala. Ta jättis pooleli, sõitis üldse ära Euroopasse elama, töötama, elama ja nii edasi. Ja ta läks äkitsi ja ootamatult ja jättis kõik ülikooli maksed siin edasi kanda. Neid vist ei saanud katkestada või ma ei tea, milles siin oli asi. Ja ühesõnaga isa oli siis mõelnud, et oh my god, kõik tähendab, olid väga kurjad ta peale, et ta nii tegi. No võiks isegi öelda, et siin oli tegemist isegi kättemaksuga, võiks öelda. Aga mina ka mõtlesin, ma ei teeks eales mitte kunagi niisugust asja. Aga siis hiljem ma sain aru, et
et see oli tema viis luua tasakaalu, et see ressursi puudus, millest ta jäi ilma, ta tahtis nagu märku anda hingena nagu. Ta oli juba nii külm sees, tahtis märku anda, et näe, mis tunne on. Et niimoodi nagu natukene nagu tagasi tegemine oli siin. Kuigi keegi seda niimoodi ei lugenud mõistuse tasandil, aga mina näen, et siin oli mingi selline, see on ainukene loogiline seletus, miks ta üldse niimoodi tegi. Ja no see eellugu ma juba tean, et see oli niimoodi. Ühesõnaga, ressurss, raha on ressurss, energia, nii et siin oli nagu, ma ei tea, kas ta ise teadvustas seda niimoodi, kuid see on ainuke loogiline seletus, miks ta üldse niimoodi tegi siis. Nii-öelda tagasi tegemine oli siin, ma ei tea. Ma arvan, et see oli hinge tasandil kokku lepitud, kuid see on ka spirituaalne vangla. Kõik see aeg, kui sa olid külm, kauge, oled sa lahutatud või mitte, sa ei andnud oma lapsele mõista, on see poiss või tüdruk vahet, see ei ole oluline. Sa ei andnud talle mõista, et ta on ikkagi sulle armas, isegi kui vanemad on lahutatud. Siis tekib seal selline energeetiline võlg siiski, päris korralik. Looduse poolt on see suur kuritegu tegelikult. Ja kui seda niimoodi demonstratiivselt veel teha, et võõrad on armsamad kui sinu enda oma, siis sellega tekib selline, mitte ainult selle inimese poolt, kes on üljatud, vaid looduses tekib suur käär, see on kuritegu. Sina saad vastutada eelkõige, sa peaksid vastutama enda loodu eest, eelkõige. See näitab, mis inimene sa ka oled. Ühesõnaga, isa pidigi maksma seda ja ta arvatavasti poole pealt siis läks ära selle õppimisega, maksiski nii kaua, kui arvatavasti see energeetiline võlg, nii-öelda, mis ta tegelikult võlgnes oma enda lapsele. Siin oli päris sellised minu jaoks kergelt ise mõlemapoolsed nartsissistlikud omadused. Nii lapse kui ka selle isa ühesõnaga ja ema ka, eks ju. Et kõik olid kuidagi nagu külmad sellised, eks ju. Aga loodus korrastab. Loodus ei andesta seda, kui keegi hülgab oma lapse või hinge, mis oli tema vastutus või ma saan aru, lahutatakse ikka, kuid et mil viisil seda teha, see on nagu tähtis, et sa võtad teist kui hingelist, mitte kui lihtsalt mingit asja. See on üks spirituaalne, finantsiline vangla, võiks öelda siin. Ehk ressursikeskne võiks öelda. Ja? See on selline väga kummaline lugu. I would never do that, sest tegelikult see, looduse poolt tõesti ta isa rikkus seda reeglit, eks ju, loodusseaduse reeglit. Kuid tütar rikkus ka, see sama tütar, kes jättis võla niimoodi nahaalselt ilma ette teatamata, tema lõi endale võla selles uue karmaringi sellega, et tal on meestega nüüd probleemid. Ta tegelikult ei saa luua tasakaalus, külluslikku, väärtuslikku paarisuhet, kuigi tegelikult seda ta eelkõige läks otsima, aga nüüd ongi see, et ta selle kättemaksuga või tagasi tegemisega ta tegelikult lõi endale sellise samamoodi kuigi ta tasakaalustas teatud mõttes õppetunni andis küll kätte, kuid ta lõi endale lihtsalt meessooga veelgi sügavama nii-öelda hingehaava sellega. Oleks saanud, kui oleks seda rääkinud läbi, et ma tunnen nii, et on ju, kui ta oleks väljendanud oma tundeid või asju klaarinud sellisel moel hingest hinge, siis oleks seda võib-olla saanud nagu tasakaalustada. Aga võib-olla ta ka tegi seda, aga teda ei kuulatud, kes seda teab, seda ma ei tea. Kuid mu mõte on see, et seni kuni mõlemad ei tegele selle teemaga, ei mõista, mis tegelikult juhtus, siis mõlematel jääb selline nagu, mina kutsun seda spirituaalseks vanglaks. Üks energeetiliselt, teine finantsiliselt, aga tegelikult finants ja energia tegelikult on sama. Ressurss on selle nimi. Üks on sisemine, teine on välimine, ressurss, igatahes loodusseaduse rikkumine.
selline võib-olla ekstreemne lugu, aga päris eluline lugu, eks. Järgmine võib-olla on ka see, et kui keegi on sind südamest armastanud ja sa oled temaga võib-olla selliselt nartsissistlikult käitunud ja sa tead, et ta ei olnud ise, tal ei olnud mingit kasu eesmärki, vaid ta päriselt kogu südamest armastas, hoolis ja nii edasi. Ja sina olid temaga selline kiuslik, või mängisid või petsid või ühesõnaga ei võtnud tõsiselt, siis spirituaalne vangla väga tihti sellistes lugudes, kus elu tahab õpetada, ma toon sulle ühe näite, lihtsalt on see, et keegi kas abiellub või astub sinuga suhtes, kui see suhe on läbi, astub sinuga suhtesse, kelle tegelikult ta näitab, et on tunded su vastu, aga tegelikult tal on agenda su vastu. Ta tahab sind kas raha pärast, ärakasutamise eesmärgil, samamoodi mängib sinuga, ehk sa saad sellise partneri, kes sa ise olid eelmisele partnerile. Kui sa seda ei saanud aru sellest õppetunnist, et kui see oli selline käärid selles mõttes. Aga jällegi, see oli niimoodi määratud looduses, see pidigi nii minema, et hingeõppetunnid saaksid. Aga siis sa oledki pikaajalises suhtes ja tegelikult sa sisimas su hing teab, et see ei ole päris armastus. Sa oled seal võib-olla masinlikult koos mingi rahade jagamisega või midagi koos, aga tegelikult tõelisi tundeid sa mitte kunagi tunda ei saa. Kuniks sa õpid võib-olla mõistad seda. Aga võib-olla see ei olegi sinu prioriteet, aga mu mõte on see, et meie hing sisimas, igaühe meie hing ihkab tegelikult tõelist armastust ja see on vabadus. Spirituaalne vangla on ka see, kui sa elad kellegiga koos, aga kas tema ei armasta sind või sina ei armasta teda või et seal on ikkagi ei ole sellist tõelist kõike hõlmavat täisväärtuslikku suhet, see on lihtsalt kohustused, see on lihtsalt praktilises mõttes, aga päris tundeid seal on kas fake itud või siis saad aru, et kuidagi selline selline teema. Et ollakse, sest mugav on või midagi sellist, et siis kasutatakse justkui sind ära, kui sina oled varem mänginud kellegi teisega või teinud mingeid niisuguse asju. Või siis jääd üksinda, eks. Et see on ka selline kui mõelda, et miks see nii minuga läks, siis tasub vaadata, et seal on põhjus-tagajärg tihtilugu, et see ei ole üks ja ainus lugu, see on miljonitel nii. Ja spirituaalne vangla võib olla ka selline salakaval, kus sinu sisemine laps annab hinnanguid ühe või teise või mõlema oma vanema kohta. On okei, igal vanemal on oma mingi saatus ja taak ja mingid head ja halvad küljed. Ja kas meie vanemad on olnud koos või lahus, meie ülesanne ei ole seda hukka mõista, meie ülesanne on iseenda sees võtta vastu see parim ja jätta nende saatus ja karma nende hooleks ja nende omavahelised tülid samamoodi. Muidu me saame sellise spirituaalse vangla, et me astume samasuguse suhtesse, kus meil on partner samasugune nagu üks või mõlemad meie vanem, üks või teine või mõlemad meie vanemad. Aga kui me ei anna, selles mõttes me saame aru, eristame iseennast kui tervikut sellest ja anname neile tagasi nende omadused ja saatuse ja käime oma rada, oleme heas kontaktis iseendaga, siis me ei magnetiseeri selliseid suhteid, näiteks võib-olla sul olid mingid nartsissistlikud vanemad, siis sa ei saa endale nartsissistlikke paarisuhteid, lähisuhteid, sest sa ei pea viha sellele või sa ei ole pettunud, vaid sa võtad ise vastutust oma heaolu eest, eelkõige oled ise sõltumatu, you break that cycle, eks ju, selles mõttes. Siis sa ei loo endale vanglat, siis sa lood endale sellise suhte,
või lähisuhted, kus sa võngud sarnastega, nagu teadlikega, kes samamoodi on emotsionaalselt küpsemad, mõistvamad, kellel on võib-olla sarnased lood ja koos lähete läbi sellest, et midagi sellist, siis sa ei ole selles vanglas. Aga mõni on nii, et ta kordab, isegi on nii selle sees ja lojaalne nendele asjadele, et ta lausa kordab automaatikas neid samasid mustreid, mis talle korrati. Ka sellist asja on, siis ta loob jälle edasi kannab mingid mustrid, et siin on jällegi teadlikkus on väga tähtis seega. Just nagu liikluseski, kui sa tead reegleid, järgid neid, siis on kõigil hea olla, sul endal kaasa arvatud, isegi kui teised liiklejad ei ole ideaalsed, siis kui sina oled ekstra tähelepanelik ja teadlik, siis sul ikkagi õnnestub mingid ohuolukorrad ära hoida, kui sa ise ei torma ja oled teadlikum, kui võib-olla teised on. Et siis sa saad ka teiste eest mõelda nii-öelda või näha, et mitte oodata, et kõik on nagu sina vaata liikluses ka, et sa oled ka seal nagu ettenägelik. Siis on veel sellised lood nagu, kui kinnisvaraga näiteks on, kas sa oled seda ebaõiglaselt saanud, kas sul on pärandatud see ebaõiglaselt jaotatud pärandina laste või laste vahel. Ka siin võib olla sellist nagu spirituaalset nii-öelda karmat või vanglat, et või kui sa kolid ja austusega ei müü seda, ei anna ära varjatud puudused avalikuks ja nagu hoolega ja teadvustad ja austusega teise tulevase vastu, et kui lähed nagu vihaga või et saaks lahti või ka see on spirituaalne vangla, et sa lähed uude kohta, kus on täpselt samasugused probleemid või hoopiski veelgi hullemad mingid varjatud puudused. Et see, mida sa välja saadad, seda sa saad. Ja pärandi osas ka, et kui sa oled nagu kuidagi nagu sala ja kuidagi midagi teinud, siis siin ka sa ei austa, tuleb austada nagu nii-öelda seda endist omanikku nii-öelda või siis pärandi jagajat ja tema soove tuleb austada. Paljud ei tea võib-olla, et kuidas seda õiglane, loodusseaduste järgi oleks õiglane jagada, kuid tuleb ikkagi austada tema seda. Ja kui mingi ebaõiglasel viisil või mingi, kas sa oled kolinud või pärandanud või võtnud vastu, siis ongi see, et siin võib olla see, et seal ei ole hea elada. Kas uues kohas, vanas kohas, seal ei ole hea elada ja probleeme võib tulla. Võib-olla peale isegi maksad veel, oled seotud selle eelmise kohaga, näiteks ka on paljudel, eks. Kui sa ei ole aus ja austav või kui sa ebaõiglasel viisil saavutad, oled tänamatu või midagi taolist, et või pärandi jaotamisel, eks ju, või vara jagamisel peale lahutust ja et siin nagu et siin on nagu oluline see asi, et seda tunneb, et sul on nagu endal hea olla või siis halb olla või ja nagu siis sa oled nagu teatud mõttes nagu kinni selles osas. Et sul ei ole hea olla, aga sa oled sunnitud või midagi taolist, mõistad? Et see on ka niuke. Et nagu, võiks öelda, et nagu karistus, aga tegelikult mina ei usu karistustesse. Mina usun läbirääkimistesse, lahtirääkimistesse, mõistmisesse ja sellistesse asjadesse, et me ei ole kõik sündidest kohe teadlikud, on vaja teada neid asju. Just nagu pärandamisegagi, paljud inimesed ei tea, mis järjekorras on tähtis pärandada, et kuidas on, et kõige vanem, hierarhilises järjekorras kõige vanem, siis saab tiba rohkem ja siis ülejäänud, eks ju. Et tavaliselt see nii on, kuid muidugi iga omanik ise otsustab, kuid loodusseaduses on see
ette nähtud, et võib teha väga suuri ka konflikte luua, kui seda ei ole õiglaselt jaotatud, sest loodusseaduses on selline austuslis ja kord lihtsalt. Ja see annab energeetiliselt kohe tunda, kas see on selline spirituaalne vangla. Et keegi saab võib-olla näiteks mingi võidu või pärandi, aga kui see tegelikult ei kuulu talle või ta tegelikult ei looduse ülemkohtu näol, tegelikult on seal mingid käärid, siis tegelikult seal on halb olla, ja raske ja probleemid ja laguneb või kui on mingi ebaõiglusel teel, eks ju, kui ei ole ausalt välja teenitud või mõistate. Et see on ka spirituaalne vangla, et justkui nagu sai rohkem, aga probleeme sai ka hulgi peale kauba, eks ju, et selles mõttes sellega koos. Et rohkem asi on, ühesõnaga, ei ole just see külluse, vaid on puuduse selline. Et see on ka selline spirituaalne nii-öelda vangla, võiks öelda. Ehk siis see ongi, et tuleb korrastada neid asju. Ja on ka räägitud sellest, et kui keegi ongi ebaõiglaselt pärandanud, et siis kuidagi see pärandi saaja, kui ta tahab seda nagu parandada seda teemat, siis tal on võimalik näiteks tasakaalustada seda sellisel moel, et ta näiteks lubab kas kasutada või jagab või lubab aias midagi teha või käia seal puhkamas aeg-ajalt või ühesõnaga, et mingi paindlik niisugune luua ühenduse või selline, et ta mõtleks ka kaasa, et see on, mis aitab tema enda karmat nii-öelda ka. Kuigi ta võib-olla ise ei ole seda võtnud, siin ongi väga palju dünaamikaid, see on tegelikult mitte üldlugemine, vaid need on üldised näiteid, kuid loomulikult elus on erinevaid nüansse ja detaile, mis omavahel mõjutavad ja kõik ei ole üks ühele. Seal on ikkagi omad mingid tõed ja konksud ja detailid, mida tasub järgida, et kas asi on õige. Et tagada nii iseenda kui ka oma järglaste heaolu. Aga tihtilugu uues ajas on karma instinktiivne sellele, kes ise, halb karma siis, kes rikkus reeglit. Mitte tema lastele ega lastelastele, vaid temale endale otseselt. Vanasti oli nii, et läks põlvest põlve. Tänapäeval on see muutunud. Ma ise arvan, et see on sellepärast, et energiid on lihtsalt kiiremad, eks ju. Aga loodus võib-olla omalt poolt mõtleb ka seda, et meil on nii palju teadlikkust, see on sinu vastutus. Vanasti oli nii, et ei olnud teadlikkust, anti veel andeks ja läks järgmisele edasi, et äkki tema on targem. Aga nüüd on nii palju teadlikkust vabalt saada ja võimalusi saada, et siin ei ole enam mingeid vabandusi. Kõik on võrdsed, noored, vanad, keskmised, mehed, naised. Meil on vaba tahe küll, aga me vastutame isiklikult kõik ja kõik teavad seda tegelikult. Uues ajas on see väga püha asi. Ja teine on tegelikult sina. Et selle nagu laim või mis see gossip on, tegelikult see on sinu äratus, et see on sinu varjukülg, mida sa temas näha tahad või esile tuua tahad või näha tahad. Kui see ei ole, ja tihtilugu see on nendel, kes ei ole ise teadlikud, on pimedad, siis nemad ongi väga agarad. Ja nad kutsuvad endale õnnetust sellega, ise kaela. Ja siis mõtled, et teine tegi mulle. Et ma klatsisin ja siis ta tegi tagasi. Ei, see oli actually su enda vibratsiooniloome. Ja mõnikord sa ei tea ka, kuidas spirituaalses maailmas, kes keda kaitseb. Seda küll tõesti, et see su enda energia võib tõesti suurema, kiirema lahmakaga tagasi küll tulla, tõesti. Aga see on su enda loodu siiski. See on kaitseks. Ja siis ei ole sellest karmat ei tule. See on enesekaitse. Aga tihtilugu spirituaalsel tasandil inimene ei teagi, et spirituaalsel tasandil tema eest on kaitstud nii palju. Nii et see on ka üks asi, mida võib-olla uues ajas ei teata ja ollakse veel
kobad, ebateadlikud, moraalitud, aga selle võrra ka saadakse õppetunde intensiivsemalt ja suuremalt ja kohesemalt. Ja samamoodi kui mingi häbistamine on või midagi, et tegelikult selle häbistaja enda sees on hästi suur häbi tegelikult. Süütunne, häbi, teda on häbistatud ja nüüd ta teeb seda edasi. Ja spirituaalne ämber ongi siis see, et ta tegelikult selle asemel, et enda sees seda tervendada, vabastada, ta tegelikult suurendab seda enda sees. Isegi kui tundub, et ta teeb seda teiste, siis tegelikult ta teeb endale. Ta suurendab ennast kui häbiplekki sellega. Ta avalikult näitab kõigile, kes tema on. Arvates, et ta teeb, et ta häbistab kedagi teist, alandab, tegelikult on see tema dünaamika, ta kasvatab lausa impeeriumi selle ümber. Teenib raha sellega ja kõike. Aga sellega ta kahandab eneseväärtustamist. Eneseväärtuse kasvatamine käib läbi enesearengu teekonna, enesearmastamise teekonna, enda asjadega seest välja tegelemise ja isikliku vastutuse võtmine. Nii et spirituaalne vangla, mis võib veel olla? Näiteks võtad kellegilt, forsseerivalt võtad näiteks kellegilt, on see mingi asi varastad või on see energia või asi või võimalus või armastus või mis iganes see on. Või energia, eks ju. Või mingi õnn või rõõm või mida iganes, siis alati sa tood selle bumerangi, et kõige ootamatul hetkel sinult võetakse. Näiteks mõni on ka nii, et ta hirmutab kedagi. Sa võid olla täitsa kindel, et sinu ellu tuleb õige pea uues ajas eriti kiiresti. Keegi suurem veel kui sina. Kas energeetiliselt või füüsiliselt keegi veelgi suurem ja see ei pruugi olla seotud selle inimesega, keda sa hirmutasid või kellelt sa võtsid või varastasid. Sult võetakse. See on pane tähele neid mustreid. Ma ei mõtle, kui sul endal ei ole neid mustreid elus, mida märgata. Märka ühisväljas kas või. Ja kui sul ei ole ka lähikonnas selliseid inimesi, kellelt märgata neid mustreid, vaata ühiskonnas. Läbi ajaloo. Vaata neid. See, mida saadad, seda saad. See, mida lood, see sa oled. Ja sa loodki läbi iseenda. Et selline teadlikkus, seega ei ole tüütu. Spirituaalne vangla on reaalne. Ja kui sa oled ebateadlik, siis mõni ongi selle sees ja ta ongi zombi ja ta ei saagi aru, et ta näiteks on sellises suhtes, kus ei ole tegelikult tundeid, on lihtsalt selles mõttes on ju eesmärgid lihtsalt masinlikult on ju läbi oma elu. Et see ei ole täisväärtuslik, see ei ole sõltumatu, see ei ole vaba, see ei ole tõeline, seal ei ole täiskomplekti, eks ju. Ja sa ei ole õnnelik või tema ei ole õnnelik. Et siis seal on juba käärid, siis on seal juba mingi teema. Ja mitte kellegi teise ülesanne ei olegi kedagi päästa ega muuta ega mingi see. Lihtsalt me saame ainult inspireerida, aga elada oma elu. Ja mõni on nii selles sees, ta on stagnatsioonis. Need erinevad näited, mis ma tõin elust, eks ju, need on väga tüüpnäited. Need ei ole mingid erandid. Need on tegelikult need on enam levinumad tüüpnäited. On ka sellised, vaata, kui ma ennem tõin selle
et kui vanem midagi lastega või läheb ära või midagi. Üks spirituaalne vangla punkt on ka see on selle draama kolmnurga keskne, on see, et ma tõin siin näiteid selle kohta, aga ma tooks veel, sest mulle meeldib lähisuhete teemasid arutada, et inimesed näeksid neid asju ja parandaksid seda kvaliteeti, sellega ma tegelen, olen aastaid tegelenud, see on huvitav teema, et luua sinna teadlikkust, et ühiskonnas tegelikult on pandeemiline, kuidas me oleme mingid draamamustrites ja see on meile harjumuspärane olnud isegi ja seal tegelikult ei ole emotsionaalset lähedust või sellist nagu teadlikkust, intelligentsust ja et seda saaks muuta, ongi teadlikkus oluline. Ja üks vangla on veel see, kuidas vaata osad ongi elus ainult armukesed. Et nad ei olegi võimelised püsisuhteks. Siin on ka see, kus püütakse lapsena, on oldud liiga seotud ühe vanemaga. Aga vanemad alati jäävad meie vanemateks. Sina sündisid läbi selle armastuse, mis nende vahel oli. Seega sinu ülesanne on pöörata ots ringi ja minna oma elu suunas. Mitte sekkuda sinna, mitte päästa ühte oma vanemat või olla talle parem mees või parem naine. Või see kandub kohe meie täisikka üle, kus me siis kus inimene on siis kolmas osapool. Mitte keegi ei taha seda. No, kusjuures nad on ise rahul sellise, mulle ei mahu see pähe, aga see ongi jälle spirituaalne vangla, nad ei taipa seda, et nad on lõksus tegelikult. Nad on tegelikult lõksus ja see on alguse saanud lapsepõlvest. Nad kas on ise vabatahtlikult seda sekkunud sinna või neid on tõmmatud sinna mängu, aga see on tähtis lahti lasta ja sellega tegeleda süvitsi. Kui sa ei tea, võtta ühendust ja kuidas on ju, et sa saaksid tegelikult iseennast väärtustada ja luuagi iseendaga eelkõige selline püsisuhe, alaline sõltumatu suhe, you break free from that man. Ja siis sa magnetiseerid endaga sarnast inimest, kes on samamoodi sellisest teemast nagu edasi välja kasvanud. Sa justkui jääd lapse ikka kogu elu. Ja justkui nagu lootma midagi või idealiseerima midagi või ütleme nii, et see on üks levinumaid tegelikult teemasid. Ma ei kujuta ette, kuidas see saab nagu rahuldust pakkuda. Mina, kes ma käin enesearengu teekonnal, siis see on minu jaoks nagu teine äärmus, eks ju. Kus nagu väljast oodatakse. Et ja enesearengu teekond on tegelikult enese väärtustamine. Ja tegelikult olgem ausad, kui sa väärtustad iseennast ja oma elu energiat, oma lähi siis sa ei satugi mingitesse ei spirituaalsetesse ega füüsilistesse vanglatesse. Su elu on hoopis teise mekiga. See on täis tunne ja selle tõttu tegelikult sa lood hoopis teistmoodi, sa manifesteerid kergusega. Vaat see on ka üks märk, et sa ei ole spirituaalses vanglas, kui sa manifesteerid kergusega, aga siin on jälle üks aga. Inimeste vaatenurgad manifesteerimisest on väga erinevad. Ka manifesteerimisega, suure ahaaga, kui sa ei ole teadlik loodusseadusi austav manifesteerija, sa lood endale spirituaalset vanglat hoopis. Ja ise arvad, et oled võiduvees, tegelikult võid sa endale suuremad kahjud sellega luua. Lihtsalt hiljem, see on eriti valus, et palju hiljem tuleb see välja. Sa oled juba suurt töö ära teinud ja siis tuleb alles välja, et sa tegid seda ja seda valesti. Manifesteerida tuleb kohe alguses rohujuure tasandil väga-väga teadlikult ja loodusseadusi austavalt. Just nagu liiklusesse, kui sa lähed hästi teadlikult, ma olen nüüd hästi kohal. Ma olen siin ja praegu väga kohal. Iga sõit on määrav.
ma olen vastutusisik siin, on ju, eriti veel, kui sul on veel keegi teine autos, on ju, peale sinu ka veel, eks. Et iga sõit on püha ja sa austad liiklusreegleid, vähemalt ise, sa ei saa kontrollida kogu liiklejaid, eks ju, kõiki. Mõnel on pea laiali, teeb suva ja on igasuguseid, aga sa pead vaatama, et sina annad endast parima, siis sa saad väga palju ära hoida ja oled eeskujuks teistele. Ma selles mõttes, sa võid ka ennetada teise eest midagi, kui sa oled väga teadlik looja ka liikluses või liikuja. Jaa, et kui sa lähed ka näiteks eelmisest suhtest ära kättemaksuga ja lähed uude suhtesse, siis ma tahan seda ka öelda, et see on just nagu selle kolimisega, mis ma tahtsin öelda. Sa tood omadused, ikka veel magnetiseerid nende omadustega inimest, aga ta on täitsa vastand. Aga varem või hiljem ikkagi see võib olla ka siin vanemate dünaamika, on ju, arvates, et üks on parem. Ühesõnaga, tülid või mingi baasmuster jääb korduma, kus sa lihtsalt ei ole rahul, eks ju, konfliktid või draamamustrid või nii. Et alati iga suhe lõpetada teadlikult. Võib olla nii, et üks läheb paenuga, aga teine läheb teadlikult, siis võitja on see, kes läheb teadlikult. Õpib nii enda kui ka teiste vigadest. Teine võib teha mis iganes, see on juba tema spirituaalne vangla või karma. See ei oma tähtsust, sa ei saa teda lepitada või muuta tema mentaalsust või mida iganes. See on tema hingeõppetund. Aga igaüks võiks vaadata enda osa selles kogu loomes ja luua sealt uus. Ja sellepärast ma olen alati seda meelt, et enne kui uude lähed, võtta aega iseendale. Väärtusta iseennast, tee inventuure, mis läks, mis saaks paremini, mida jätta, mida võtta kaasa, eks ju, et edasi arendada ja nii edasi. Mida enda kohta õppisid, mida teiste kohta õppisid, mida sa suhtest nüüd tahad, võib-olla on, eks ju, ja su järgmised suhted saavad olema alaliselt hoopis teist masti, kui sa võtad seda aega. See ongi jälle see teadlik manifesteerimine. Sa võtad aega, sa ei kiirusta, sa ei rapsi, sa ei mõtle üle. Sa ei ole mõistuses liiga, vaid sa lood keha, meel ja hing, aju ja süda koostöös. Ja kui miskit ei tundu, ei resoneeru, siis tegele ennem sellega, enne kui sa midagi valid või edasi liigud, kas elumuutuse osas, ükskõik mis eluvaldkonnas, eks ju. Et see on, kuidas mina arvan, et ennast väärtustav inimene loob ja teadvustab, mis on spirituaalne vangla. Et väga paljud inimesed on spirituaalses vanglas, nad käivad tegelikult automaatikas, mingites automaatmustrites ja nad isegi ei vaevu sinna vaatama. Mõnikord on see liiga valus, mõnikord ebateadlikkusest, aga ja nad niimoodi tiksuvad läbi oma elu, eks ju. Või siis mõni tahab lühikest, tahab manifesteerida niimoodi, et tal elu oleks kergem, on ju, mugavustsoonis pidevalt ja et mitte ise üldse mitte panustades, siis ka seal alati on ikkagi konfliktid, tülid, sest see ei ole tasakaalus loodusseadustega. Ja me tulime hingena ikkagi kasvama siia ja panustama siia ja kui loodus näeb, et me seda ei tee, näiteks kas lapsevanemana või ühiskonnaliikmena, kui me seda ei tee, et meil on tegelikult ressurss, meil on võimalused, meil on olemas kõik, kui me seda ei tee sellisel moel, et meie enda keha, meel ja hing heliseb, eks ju, on meiega resonantsis, et me räägime seda, me teeme seda, me loome seda. Et kui seal ei ole, siis ma olen tähele pannud, et loodusseadus või tasakaaluseadus on nii karmiks läinud, kohe võetakse elu ära, on see siis helikopteriga mingi äkksurmad juhtuvad.
et praegu veevalajastuga hästi puhastatakse, et see on oluline, mida sa panustad siia ja kuidas sa panustad tegelikult. Kõik kirjutada, ülemkohus justkui nagu teeb kogu aeg märkmeid selle kohta. Et mida sa välja saadad ja kuidas sa välja saadad ja kas sa vastutad oma osa eest vähemalt. Ja me tihtilugu tahame suurt maailma päästa, aga võib-olla enda pere või iseenda oled täitsa ära unustanud, et alati loodus tahab, et me liiguksime endast välja. Selles mõttes, oleksime iseenda keskmes küll, aga et me looksime iseendaga resonantsis ja hoolitseksime eelkõige oma lähiasjade ja kondlaste eest hoole ja armastusega. Ja siis, kui seal midagi üle jääb, siis võib seda jagada ka. Ja veevalajastu soosib ka seda, kui sa teed tööd, mida sa armastad. Või kui sa seda ei saa hetkel teha, siis vähemalt paralleelselt hobi korrastki. See on tervisevõti ka. See oli siis minu panus sulle. Ja spirituaalse vangla kohta ma tahan öelda ka seda, et ka näiteks mehed või naised, kui nad oma õele või vennale nagu ei ole head. Väga tihti on, ma olen näinud väga ühtehoidvaid õdesid vendi, aga kui sa oled nagu kiuslik või agressiivne või õele või vennale, siis see koheselt kandub üle, see on ka spirituaalne vangla, kandub üle sinu paarisuhetele. Või näiteks, kui sa võitled oma õe või vennaga koha ees siin päikese all ja mõnikord isegi nii teravalt, on ju, et keegi võib haigeks jääda või midagi taolist, on ju, nii intensiivselt on see tüli, on ju, et ei ole sellist ühtsus, see on muidugi ka vanemate asi seda nagu rääkida, miks see ühtsus hoidmine on tähtis, eks ju. Aga kui seda ei kuulata või ei räägita, siis tegelikult see kandub paarisuhetesse ja sõprussuhetesse täis eas edasi. Ja just sellele, kes oli pulli, tehakse talle. Või ta ei leia kaaslast. Sest iga kaaslasega ta jätkab seda oma õe-venna konflikti tegelikult. Ja see on jälle üks spirituaalne vangla mõõde, pokrisse tegelikult energeetilises pokris oled tegelikult mingis mustris käilad. Ja kõik nendest mustritest on võimalik vabastada ennast. Aga seda teadlikult, alaliselt, järjepidevalt tehes. Elades nii-öelda mitte hingelise süütunde baasil, vaid puhta südametunnistuse ja tõeliste oma hingeväärtuste baasil, mis tõeliselt tegelikult hingele on olulised. Või nagu siin tuleb kasutada ka oma talupoja nii-öelda mõistust või kuidas see öeldakse, sellist nagu lihtlabast automaatikat, sünniga kaasa tulnud teadmisi või kuidas öelda, läbi elu, on ju. Näiteks mina olen vabastanud ennast sellest karmalisest või sellistest olukorras juba eelmises elus ma tegin seda, et olen oma lastel olemas olnud ja pakkunud neile kõikidel tasanditel. Emotsionaalsel, füüsilisel, mentaalsel, maisel, materiaalsel, emotsionaalsel ja spirituaalsel, ühesõnaga max power kuni täisealiseni niisugune kaitse, toetus, kohalolek, isegi läbi raskuste, isegi kui üksinda läbi kriiside olen olnud olemas. Ja olen aidanud ka suuri peresid, kellel on suured või palju lapselisi peresid. Ka seda olen aidanud. Väga palju tasuta. Ma mingi aeg tegin seda ja päris mitmeid aastaid. Ja ma tunnen, et see ring on ammendanud, et ma sain teha sellest, ma sain sellest rääkida, ma sain seda jagada, et ma leidsin hingerahu. Ja need olid muidugi eelmiste elude mustrid, aga mitte eelmise elu. Eelmises elus ma juba ka olin teadlikum nii-öelda lapsevanem
ja selles elus ma nagu mõtlen üldse, kuidas selline asi sai, eks see oli hingeõppetund ja kogemus, et ma on ju nagu Dianagi lugesin tema seda elulugu, ma isegi ei mäletanud, võib-olla kunagi ma lugesin ka seda, aga ma ei mäletanudki seda, et tal oli ju ka, et isa vist arvas, et oleks võinud olla üldse poeks sündida ja oli pettunud, kui tüdruk tuli, et selline tingimuslik armastus on ju, ja ema minu meelest terve elu ussitas ta selja taga, et oli nagu õel konkurents, mitte nagu täis emotsionaalselt küps lapsevanem ja toetusisik, et ta oli päris selline õel ja kasutas võib-olla tema sellist kuulsust või headust ära ka ja Diana siis tegelikult hoidis eemale sellest ja õigesti tegi tegelikult kah, et hoida eemale sellest, see on eneseväärtus ja austus samamoodi. Kuid kui ma vaatan tema suhteid, paarisuhteid, siis ma näen, et kuni surmani välja temal oli see, et ta otsis ikkagi isa tähelepanu vaata. Aga sa ei saa kellegi see on laus nartsissist oodata, et kui sa ootad beebit, et sellest tuleks nagu normaalne on, et oleks terve inimlaps. Aga kui sa ootad seda mingist soost juba ette, siis sa ootad nagu asjakest. Siis sa kohtled last kui kedagi nõrgukest, asjakest, sina oled temast kõrgem, suurem, sina otsustad, kontrollid, sa ei austa tegelikult ühte hingelist. Et see on selline tingimuslik armastus ja see on selline trauma oli talle ja minu meelest ta suhted olid ka sellised nagu nartsissistlik meeste ta ise oli hoopis ja vaata, kui sa panid tähele, ta pööras oma selle hingevalu väeks, ehk siis ta tegelikult oli väga humanitaarne, ehk ta ise oli see muutus siin elus, ta ise jagas tingimusteta armastust. Ja see on ilus ja see on kandunud tema poegadesse üle ka. Aga ainuke asi, ta oleks võinud ta oli piisavalt tugev, et olla sõltumatu, aga see, et ta, näen, et siin oli sarnane muster tema selle elu surma hetkel ka, elu võttis talt osati, mul tuli sõnum läbi, et elu võttis talt, kuigi süüdistatakse seal igasuguseid asju, tahtlikke ja asju, siis tegelikult see oli tema enda hinge valik minna sellel hetkel kahjuks ja nii ebaõiglane, kui sa ei tundu. Ja sellepärast, et tegelikult ta jäi kordama ühte mustrit. Ühte mustrit ja just selle, niisuguse nagu paarisuhte mustrit, tema eesmärk tegelikult hingena oligi, kuidas öelda, inimkonda teenida ja mitte otsida tähelepanu isast, vaid ise olla iseendalt. Ta endal oli see südamlikkus olemas, mis ta isalgi oli. Ta isal oli südamlikkus, aga domineeris selline ikkagi. Mina isiklikult arvan, et nartsissistid võtavad oma lapsi kui asju. Nad ei väärtusta neid kui inimhinge, nad ei tegelikult üks kord aastas võib-olla tekib härdad tunded või kuidas öelda, niisugused südamlikud tunded, aga see läheb väga ruttu mööda. Et niisugused tähelepanelikud, et ta oli ka teatud mõttes mingis luupis paari suhte osas. Ja see, et ta seda läbi murdnud, see võis olla ka muster, miks ta läks seal ja tegelikult tal ei olnud ju seda turvavööd peal, mis tegelikult nüüd on väga kohustuslik kõigil ja kõik teavad seda, miks see vajalik on just peale tema minekut, et see oleks võinud teda ka päästa. Et ta oleks võinud rohkem endast hoolida ja olla sõltumatu selles osas, sest temas oli see väge, temas oli tegelikult mees ja naise energiat väga tasakaalus, tegelikult temas olid. Ta oli enda sees teinud selle töö.
et pigem jah, ma mõtlen, et jälle tema poeg Harry ka filminäitlejanna, tema see, kellega ta seal autos oli tema viimane nii-öelda armastus, siis Diana oli ka filmindusega seotud ja minu meelest seal Elizabeth teise onu ka oli filmindusega seotud ja kuidagi nagu ma ei tea, seal on nagu mingi niisugune nagu draama saadab alati seda. Et siin on mingi muster läbi generatsioonide neil seal ma näen ja see on nagu huvitav. Et selline taak on kaasas. Ma ei ütleks, et see on selline nagu hea maiguline. Et alati on mingi draama nendega. Ühesõnaga, siin võib ka mingi muster olla, ma ei süüvi sellesse nii palju, see on igaühe nende taak, nende õppetunnid, hingeõppetunnid. Mu point on see, et kui sa oled väga hoitud, kui sa armastad ja väärtustad iseennast, käid enesearengu teekonnal. Enesearengu teekond tähendabki seda, et sa elad teadlikumalt lihtsalt. Sa lood, elad, sa tunned iseennast teadlikumalt, sa teed valikuid vastavalt oma vajadusele ja sa oled teatud mõttes sõltumatu, kaassõltuvusest vaba. Sa ei saa olla mitte kuskil vanglas, kui sa seda teed. Su heaolu vibratsioon tõuseb. See kukub ära, sinu elus, see ei puuduta sind. Ja üldiselt sa ei magnetiseeri ka selliseid inimesi, kes on spirituaalses vanglas või muus vanglas. Sa ei magnetiseeri neid. See on hoopis teine väli, sa räägid hoopis vaatad ja mõtled teises suunas. Seega, kuigi see maailm on alati selline kaootiline ja täis igasuguseid kirju on see maailm, siis sa lood teatud mõttes oma maailma nii-öelda. Et selle maa peal sa saad läbida seda elu hoopis teises vibratsioonis, kui sa seda teadlikult teed. Ja see on see, millega mina igapäevaselt tegelen inimestega ja loome koos sellisel moel, nii et kui sul tekkis selle teemaga mingi teema või taipamine, siis võta minuga ühendust. Ma panen siia alla ka juuli vabad kaugseansi ajad. Ükskõik kus maailma otsas või Eestimaa otsas saame suhelda kas mobiilselt või videoseansi teel laivina siis. Et see on kõige populaarsem viis, kõige kiirem viis, kuidas oma asju lahendada. Olen juba seda teinud aastast 2019. Algselt küll koha peal, aga kaugseansi teel on mul lausa globaalsel tasandil kliente, nii et väliseestlasi küll, aga selline tore taipamine. Et kui sa siit tundsid ära, et või kui sa tunned, et sa justkui nagu ise ei ole loonud midagi, aga väliselt midagi hoiab sind luupis, siis on niisugused labürindis, et sa oled justkui nagu kinni kuskile, mis takistab su elu. Siis tule ka. Seepärast, et tänapäeval on üks tore magic asi ka, et me ei pea jääma sajanditeks kuhugi kinni. Kui me taipame, on võimalik asju lahendada. Ja seda teenust mina pakungi. Et sa saaksid takistused oma ressursiks ümber pöörata. Olen seda ise teinud läbi elude teadlikult juba. Ja olen juba õpetaja rollis teistele, et ka teised saaksid seda teha teadlikumalt ja alalisemalt. Aitäh sulle ja kohtumiseni!